üritasin siin kätte saada ka niisugust tõesti koledaid, jõvedaid kohti. Kasutasin minu maja lähedal on üks niisugune autoromula salajane metsa sees, kus siis auto klaasid on puruks pekstud ja seal on autosid lammutatud. Ja ma olen siin kasutanud, saab korjatud niisugust asju kavatsusega neid kunagi ära kasutada siin on. Mingi selline asi oli sees. Ongi mõrane, jah. Selle ma peaks küll koju ära viima. Peidan ära. See kui koer peidab toitu või orav. Selle töö algust, see on mitu aastat tagasi, on esimese mõte tulnud ja see oli kuidagi seoses Euroopa ühendusega, mille vastu mul ei ole midagi. Ja peale selle on ühenduses ka Kalamajas on Roopa tänav. Ja kokku see tulebki siin ühel isegi helgem pool, kaunim pool on EU märgistusega ja selle taga on Roopa. Ta on natuke niisugune sarkastiline, et kas me nüüd Euroopaks nagu valmis oleme, ma ei taha nagu filosoofiasse siin või mingisse arutlusse minna. See on ju päris hea. Selle ma muide võtangi kaasa. Kui oleks mul mingi kott kaasas, ma võtaks neid tikku. Alati muidugi inimesel tundub, et see sajand, kus just parasti tema elab, on erakordne, kas erakordselt raske või erakordselt hea. No üks minulegi tundub, et aga siiski 2 roppu suurt sõda ülemaailmselt ja kõik võimalikud muud asjad ja okupeerimised ja kõik, mis on siin ei olegi rahu hetke olnudki. Meelega säilitan üks ohutunnet, et ega siin kõik veel nii lõppenud ei ole, et siin, kui me päris Jaanalinna moodi pea liiva sisse panema, peal on soe küll ja hirmi ja päiksemaks ja nii, aga seda rängem on siis see, mis jälle tulemas on. Muidugi mingit puhkust on vaja kõigil Euroopas siin. Liiga palju rahvast ja liiga palju tehakse häid relvi. Ja siis aeg-ajalt on tööd kindralitel, igasugustel sellistel asjameestel ja aeg-ajalt on tööd jälle ehitajatel. Nüüd vaheldumisi käib. Ja inimese närvisüsteem siis peab sellega nagu leppima või hakkama saama. See on nagu selle töö taust või ma üritasin siin kätte saada ka niisugust tõesti koledaid, jõvedaid kohti. Mõnikord olen ma väga morn. Olen nagu uurinud nagu väike teadustöötajad mingit probleemi või valemit, et kas sellel valemil on vastust, kas see võrdub millegiga, kas sellest saab tuletada midagi uut. Just külaliste raamatutes võib leida märksa tabavamaid või selliseid vahetumaid hinnanguid, ütleme kunstniku loomingule, kui seda suudavad teoreetikud ja kriitikud sõnastada. Et see on tõepoolest nagu sama põnev nagu selle vaatajal oli, talle meenus, kuidas ta käokella kodus lapsena salaja lahti muukis, et vaadata, mis seal sees on. Ja minu arust Lemmingu suhe, ütleme, välismaailmas on ka samamoodi uuriv, mõnes mõttes, heas mõttes lapselikult uuriv, et ta tuleb vaadata, mis asjade sees on, kuidas need asjad saaksid teistmoodi kokku panna, kui nad tegelikult päris reaalsuses on. Ja selles ongi siis, ütleme, see
ja sürrealismi selline veristlik arenduse võlu, millega ma seostaksin tema pilte. Sürrealismi mudel sobib nagu mõnes mõttes, on ta universaalne, et kogu kunsti võib ka lahterdada. Tõepoolest, üks on selline abstraktne kunst, mis sünnib niimoodi spontaanselt, kus me ei näe midagi kujutuslikku. Ja teine on siis selline sürrealism või selline kunst, mis mõtleb kujundite kaudu. Ja Lemming mõtleb ikkagi kujundite kaudu, kus on midagi äratuntavat, kujutuslikku, aga see on tal, ütleme, just mitte realistlik, vaid võib öelda tõesti sürrealistlik. Ta on seotud mingisuguste unenäo kujunditega, siis on ta seotud mingite mälukujunditega ja selline mälu ja fantaasia segune on Lemmingu kunst päris kindlasti. Me näeme pilti, aga me näeme siis ka pildi sees olevat veel ühte raamitud pilti ja need on kindlasti seotud kas siis mingi unenäoliste või siis mälupiltidega ja väga palju on siin sellist väga isiklikku kogemust selles mõttes, et mitte ainult isiklikud mälestused, isiklik fantaasia, vaid kindlasti ka materjalid, mis on pärit siis nagu kunstniku lähimast ümbrusest, mis on seotud tema mingite koduste asjadega või kodu ümbert leitud asjadega, mida ta kuuldavasti olevat leidnud siis Lasnamäelt oma kodu ümbrusest, üks põlenud majast. Üks osa on väga ilus, siin kõik kaunid värvid, romantiline ja siis, et veel rõhutada seda, on tõmmatud punane joon alla tal. Siin on ka näha seda, et kohati on korralik raam, kena, mis on siis äkki jälle kõik katki läinud, kõik on pahasti ja mingi nööriga on siin katki läinud kohti, nagu oleks keegi üritanud kokku siduda või parandada olukorda. Muidugi on siin taga jumal teab mis kõik ja elatud elu ja mitme aasta töö tulemus. See on ka üks töö, mis on mitu korda näitusel väljas. Ja enne seda, kui ta Pariisi läks, siis ma veel teda tegin üks kuu aega. On nagu ehe näide niisugusest paari aasta töö tulemusest ja 1,5 aasta enam ei mäletagi kaua. Lemmingu maalid on sellised, mis genereerivad erinevaid tõlgendusi. Me ei pruugi üldse teada, mis need asjad talle tähendavad, millised just väga isiklikud mälestused või unenäod või minu pärast hallutsinatsioonid, mis on nagu kandunud tema piltidesse. Aga tema kunst on see, mis genereerib igas vaatajas, genereerib nagu erinevaid tähendusi ja ütleme vaatajale endal võib-olla käivituvad ka tema piltide kaudu mingid isiklikud mälupildid. Väike partii. Ma ise vaatan praegu, et siin ma olen kasutanud kõiki neid 3 mänge, mis ma olen elus mänginud. See on trips, traps, trulli, siis kabet ja malet. Kaarte ma ei ole mänginud ja britsiga ei ole millegi pärast. Teatud nihestusega on mingisugused detailid, pildid, need nagu käivitavad jälle teistmoodi selle fantaasia. Minu jaoks on just huvitav see, et kuidas Lemming on järjest tulnud nagu pildist välja. Varem tegi ta lihtsalt tasapinnalisi pilte, pildipind oli nagu ühtlane, nüüd on tulnud siia sisse kollaaži elemente, on tulnud sisse 3-mõõtmelist
ruumi ja see on omamoodi loogiline käik, et kui ta varem nagu kujutas lihtsalt mingeid esemeid, siis nüüd ta võtab valmis esemed ja kleebib need siis, kinnitab nagu maali tasapinnale. Ja siit tekivad siis sellised huvitavad faktuurid, mida ta kombineerib siis ka, ütleme, maali enda väljendusvahenditega, väga pastoosset värvi kasutades. Ja ütleme sellised, loobumine traditsioonilisest siis pildiraamist, selles mõttes väga harva ta viimasel ajal üldse klassikalises mõttes raamib pilte. Raam on siis nagu raami imitatsioon. Ja sellised põnevad mängud, ütleme, väljatulek nagu ruumi ja ma imesta, et Lemmingi hakkaks näiteks ühel heal päeval tegema lihtsalt 3-mõõtmelisi makette, et tuleb päris ruumist välja. Ja täpselt nii nagu me kõik lapsepõlves oleme ka teinud selliseid mängumajakesi või lapsed armastavad mängida selliste asjadega, nukumajad ja mänguraudteed. Kunstikriitikul on minuga nagu natuke raske võitu, et ei ole nagu ühtegi sahtlit päris, kuhu mind panna. Tundub, et ma nagu pommitan ühte seda sama ala küll, aga iga kord nagu lähenen erinevast kohast, erinevast suunast. Ja neid suunasid fikseerida on teistel inimestel üsna raske. Viimastel aastatel või kümnendil on ehk mõned hakanud taipama, millega ma nagu tegelen. Ja mõned on avalikult ja kenasti välja öelnud, et raske on kuhugi paigutada, liigitada isegi. Juta Kivimäe Kastellanimaa näitlusel ütles, et võib-olla see on lemmingism, millega ma tegelen. Ma ei tea. Olgu nii. Ja ei, sa ei pea. Ja ilmselt selle segaduse tõttu, et ma olen nagu ühelt huviobjektilt teisele liikunud, kunstivoolud uurinud ühte, teist, kolmandat, ongi ümber nagu mingi must auk või väike segadus. On mindud lausa kurioosumitesse, enes kirjutatud minust, et ma olevat viljelen monokroomset pingestatud sporditeemalist kompositsiooni ja maastikumaali. Ma tean, maastikumaali on minu isa viljelenud, minul nii puhast maastikumaali on võib-olla ainult paar tööd näitusel olnud. Üldiselt nagu teada olen ma teise põlvkonna kunstnik. Minu isa praegu Tartus maalib, vaatamata soliidsele vanusele. Ja eks minu huvi maalikunsti vastu tekkiski lihtsalt, ma imbusin nendest värvidest ja terpentiini lõhnadest lakkidest niimoodi läbi, et märkamatult ja ma nii kasvasingi üles kunstnike põlve peal ja ühest ateljeest teise joostes Tartu-Tallinna vahel. Ja vähe veel sellest, et on 2 põlvkonna kunstnikke, nüüd on poeg ka tema imbus läbi värvidest ja lakkidest aga algus mõtlesin, et võib-olla 2 nagelist aitab, aga pärast mõtlesin, et äkki saab 3. asja.